tere teile kõigile, ilusat esmaspäeva õhtut. Ma olen täna esimest korda elus Võrtsjärve ääres. See video on teieni toodud niisuguse asja poolt nagu parvsaun24.ee ja parvsaun, kui te ei arvanud ära, millega see tegeleb, siis tegeleb parvsaunaga. Ja oleme tulnud täna siia Aleksiga, mu reisikaaslane Aldo, kes on kuulus teiste asjade pärast, Signe, Ponks, striimerid ja Sander, mu väga hea sõber. Meil on siin kapten on ka Madis kohe tuleb ja me läheme selle parvsaunaga nüüd Võrtsjärve peale, Võrtsjärve avastama. Teeme sauna, käime ujumas, püüame kala, angerjat ja ma võtsin enda haugiridvad kaasa, kõik jutud, et tuleb kindlasti sündmuste rohke päev. Nii et stay tuned, ma loodan, et teile meeldib. Ma tahtsin küsida, et ma alati igas videos küsin, et mis te arvate sellest vuntsist? Ponks, sina ole vaid Signe. Normaalne. Mingi tens. Ponksile meeldib. Parem kui Ponksil või? Tahad vähemalt üles panna, Ponks ei saa. Ponks, tead, kui sa nolid see vuntsi. Kui ma tahaksin, siis ma saaksin. Muidugi kõik on merehaigi ka. Ma kohe oksendan. Ma olen merehaige näin. Mina ei ole. Sa pead jooma natukene. Üks asi, teine asi. Kui kellelgi on merehaige ja natuke halb olla, pange üks silm kinni. Ausalt, usaldage mind. Pange üks silm kinni ja vaadake horisonti, siis kaob ära. Nii, teeme nüüd väikse tuuri ka siis parvsaunale, räägime, mis siin kõike head on. Esiteks, siin on meil üks istumisalune, teine istumisalune, mida me oleme kasutanud asjade hoidmiseks, seepärast, et kõik tulid elama siia, mitte üheks päevaks on ju. Siin on parvsaunas on olemas grill, saate grillida, toolid, aiatoolid, WC on siin olemas ilusti, väike piirpongi laud, kapteni tool, eks ole, ilusti. Siin on meil joodikud. Signe vaatas kohe esimese asjana. Ma ütlesin joodikut, kohegi pööras ümber. Siin taga on ka niisugune väike veranda ilusti ja siin pool on siis saun. Ja saun on niimoodi, et ilusti päris suur. Väidetavalt 6 inimest saavad kõik koos istuda siin. Teed, võtad sauna ära, plumps, otse siit vette ja siin on redel, mida kaudu saad üles ja tagasi tulla. Siin on väga riskantne, väga ekstreemne. Siit pool saab ka kõndida. Mina ei joo. Noh, kardad merehaigeks ka jääda või? Ma olen valmis oksendama siin juba. Mina olen täna... Sellepärast sa siia tulidki? Ma olen siin kogu aeg niimoodi. Kaladele toiduks kurat. Süda nägid või? Päris kuradi pirakas. Mida ma ei pannud tähele kaalgus. Kuule, sul on seal üleval on mingi väga mega masin. Mis asi see on? Mis masin? Sa võtad seda suurt laeva? See on suurt laeva, jaa. See on limnoloogia uurimislaev, Lota. Limnoloogia. Tehakse traalpüüke tehakse Võrtsjärvel. Oo, vapsi, okei. Aga mis asi on limnoloogia? Limnoloogia või? Teadus järvedest. Ma mõtlesin, ma kuulsin esimest korda, mõtlesin, see on asukoht. Mõtlesin, miks see nimelik asukoht on, vaata limnoloogia, ma ei ole kuulnudki varem. Kurat, see on päris tõsine 4-stroke, 4-tahtiline. Jacuzzi. Selle paneme tööle, kui vette hüppame. Nägemist Eestimaa! Tšau Eesti! Pead lendavad. Kajakad, su sõbrad, see on Tondisaare, me läheme sinna. Vahest kui lähed, siis on udune ja siis ta nagu kummitaks. Nagu tondine. Nagu praegu Silent Hill. Saints, ma annan sulle 2 eurot. Kui sa vette hüppad ja ujud praegu praami alt läbi, parve alt läbi. Mis asi tuleb? Anna mulle natuke rohkem. Ei, sa uppud ära. Ühesõnaga 4 aastat tagasi parv siin sündis. Enne seda ta oli nagu siuke suur punane ja nimi oli Orge. Ja siis ma ehitasin ta selliseks. Et see on siis sinu oma nagu? Põhimõtteliselt on ta minu oma. Cool. Võrtsu peal on kokku 4 parve. Aha.
on vahest olnud nii ka, et kõik parved on omavahel kokku pandud ja tehtud suureks peolaevaks. Okei, väga. Kui ma nüüd mõtlesin, et nii, mul tuli äriplaan, ma teen omale siia parvsauna. Aga ma võin tulla ja lihtsalt lükkan sisse ja ongi olemas või? Või on mul vaja mingit luba ka või? Hoidma ka seda just. No jaa, et maksad 100 luba kellegile, aga nagu mingit luba nagu ei ole vaja taotleda kuskilt, et ma teen parvsauna või? On ikka. Aga nagu selles suhtes ma ei pea nagu kellegiga midagi sõdima hakkama, et ma nüüd Võrtsjärvele panen parve, et sauna. No nii palju, et Veeteede Ametist tuleb ta väikelaeva Narvale. Okei. Poisid, järgmine projekt siis parvsaun Võrtsjärv. Võsule. Seal on nii tormine, kurat, enamus ajast. Aga see ongi äge. Aga jaa, ei, Võsu parvsaun oleks päris vigev. Kuulete, kas keegi Signet on näinud või? Kas keegi on Signet näinud? Ei ole või? Seal või? Tal on helkur vest seljas. Et kui ma peaks ära uppuma, siis kõik näevad, et mina uppun. See ongi, näe, Signe uppub. Saame plaksutada. Ärge karri. Kuule nüüd ei ole, linnud s***vad. Jaa, aga meie peale. Ei ole. Saad sa aru, ma käisin Soomes niimoodi, et 1:30 laevaga läksime, mingi 7 laevaga tulime, et siin auto sinna parklasse tulin tagasi. Tuvid olid koordineeritud rünnaku teinud mu auto vastu, mu auto oli täielikult täis paari tunniga. Kuule, me tuleme, kohe käib avarii. Brace yourselves. Avarii! Kus on raisk, kus siin linde? Joh, ei tii raisk. Kus on raisk? Osso, kurat. Ma olen Bear Grylls. Me oleme üksikul asustamata saarel ja meid jäetakse siia 3 nädalaks. Lihtsalt toitu vaata. Vaata, linnukesed joovad. Mida linnud joovad, Sander? No, eks ikka kõige paremat, A Le Coq. A Le Coq'i või? Ja grilli teevad. Kallid vaatajad, ma tahan öelda ühe asja, et kui te olete nõrganärvilised, siis võib-olla mitte. Ei tasu vaadata kõike, mis siin on, seepärast, et siin on väga palju linnulaipasid saarel. Naislinnud. Naislinnud joovad Somerspit, okei. Aga point on selles, et jah, siin on natukene surnud lindusi. Ilus lõkkease linnulaiba kõrval. Seal on veel üks lõkkease. Kajakas, vaata, kuradi, küttepuud toonud endale sinna ja nii edasi. Haige tõnna. Sander hüppab pea ees nõkestesse. Challenge. Sander hüppab peaga vastu kivi. Seal saad suutäie ka veel. Ma pigem roniks siia torni otsa, kui ma hüppaks nõgestesse. No aga sa oled mingi juua täis ja uppud ära siia üles. Hea, et keegi meid ei ründa. Holy crap. KFC? Aldo, ma annan sulle 2 eurot, kui sa istud sinna maha. Ma ei maga laudas, ei istu laudas ka. 2 eurot, mõtle, sa oled miljokas. Ma annan sulle oma lühkad. Kui ma siia istun, võtad lühkad alles, tahad mulle kohe. Ausalt võtan. Aga egas midagi, siin nagu väga midagi teha ei ole, lähme parvele tagasi. Ma olen õnnelik, et ma pläitud võtsin, ma linnulaipade sees ei tahaks kõndida palju jalu. Linnulaibad, kalalaibad, mis veel? Elus vaata ikka. Me oleme aasta aega siin kinni olnud saarel. Jumal tänatud, et te lõpuks tulite. Me saasime teile päästeparve sinna.
lihtsalt väike update. Me käisime Aleksiga ujumas. Vesi oli päris külm tegelikult. Nagu õhetas kui me välja tulime veest. Nüüd me grillime. Vaikselt asjad on peal siin juba. Juustupallid on valminud. Juustupalle. Nüüd on sauna mineku aeg. Kas siis see võib tulla või? Tere! Oi, issand, kõigil on püksid jalas. Ära vasta korstnit vala, see võib õhtu mene. Siin sauna. Aita! Tule, mina lähen välja. Oota! Sa lased kõik hea välja muidu. Okei, ma ootan. Inimesed tulid köki. Siia nurka. Miks see nii kuum on siin? Märjaks. See on nii tuline. Ma ei teadnud. No nii, viska natuke leili. Natukene. Pool kopi. Kes on 100 kraadi? 90. Pane natukene. Rahulikult. Tubli poiss. Millist mütsi sul on vaja? Rahu. Ja saunamütsi. Saunamüts. No okei, pane veel. Manna. Siin pole õhut sauku ka. Nüüd tuleb. Okei, easy. Hästi sügavalt sisse, Oi, välja. Mis sa seletad? Pane jalg vastu seda plekist kuradi, mis iganes sang. Miks me peaks panema sinna? Ega ma roll pole. Võta käega üks kivi pihku. Kas mängime kivi kuningat, kes esimesena seal seisab, on võitnud? Ma tahaks võita küll. Kas nüüd on aeg, millal saab WC-sse minna? Parvsaun 24 katid. Ülikõva. Nagu see on? Mis sa ütlesid? Aleks, mine saarele tagasi. Tšau! See oli väga gnarly. Tegime saunad ära, kõik jutud on tehtud, väga mõnus oli olla. Mega on see sauna experience siin parve peal hoopis teine asi kui päris elus. Tuled saunast otse külma järve ette, see on nagu mõnus. Aga ükski video ei ole perfektne ilma selleta, kui kala ei saa. Seega üritame kala mitte saada ja seekord üritame angerjat mitte saada. Rasmus ostis meile uhked rakendused angerja püügiks. Rasmus, aitäh sulle, Rasmus. Aitäh. Palun. Ja mul on siin 2 põhjaõnge ja ma võtsin landiõnge ka kaasa, eks proovime natuke professorit loopida või midagi. Et angerjad püütakse siis üldjuhul täiesti tavalise põhjaõngega või tonkaõngega. Need on need samad, millega ma Emajõel olen särge püüdnud ja sellega võid mis iganes latikat ja lesta ja kõik asju püüda ja nii edasi. Niisugune hea universaalne õng. Ja tegelikult angerja püük on väga lihtne. Tänapäeval on kõik asju müüakse poes. See on mingi hea sõlm tehtud. Ma ei saa mitte aru. Võime ka öelda, kust kalapoest saime, kui otsustate sponsoreerida siis Wildlife Estoniat. Aga mis see järve, seal oli mingi... Ma ei tea, mingi järve-sellus on mingi kalastuspood, nime. Mingi kala, see on mingi kala, mingi pood seal on jah, aga väga tore poiss oli. Kui see kalapood näeb seda videot, siis we here. Seal oli väga tore teenindaja oli, kes aitas meid seal. Mul poe nimi ei tule meelde. Näe, ja niimoodi on sul, see rakendus on selline, iga konksu otsa paned suure ööussi ja ongi põhimõtteliselt olemas. Nii, meil on niisugused head raskused
mis lähevad siia selle landi lõksu otsa ilusti. See lõks on inimlikum natukene, saab lahti teha ka. See tina läheb siia otsa ja nüüd konksud paneme kõik ussi täis, andke mulle uss. Ma annan sulle kõige ilusama. Angerja püügil, nii palju kui mina tean, kus ma olen näinud, see uss tõmmatakse suhteliselt suvalt, see konksu otsa tõmmatakse mitu korda niimoodi, et paned nüüd naksti, paned niisuguse sasipuntra endale siia otsa. See ööuss on hästi elav elukas raisk, nagu sa näed. No praegu siin magavad, aga kui need natuke näppida, siis nad hakkavad küll elama, jah? See ei ole väga see koht. Ja nii lihtne ongi ja sinna ta jääbki. Paneme tamiili pingule. Tegelikult nüüd paneme õnge otsa, ma panen tegelikult selle ka. Öösel saab siia helendava valguse panna juurde. Siit tahab natukene, saab. Sensei. Jah, tere. Minuga on ühinenud Rasmus. Ta on ka kalamees. Täiskohaline. Juba tuleb. Otsas. Juba tuleb. 2 kilon siika. Käib. Me saime kala. Nüüd ma saan öelda, et ma olen midagi teinud. See oli minu jaoks lihtne praegu. Aitäh teil. Siin on ikka natukene... Kui see 3. konk siin on. Ma sain mingi mintsaga hakkama. Kaudselt, miks sa nii aeglaselt selle lahti tegid? Ma olen algaja. Eks ma õpetan sind, ärme Pavla. Kurat, tänud mees. Ma olen ussi visperer. Ahah. Aga ma olen kuulnud ussi. Angeres hakkab mind sööma. Sa saad kalatoiduks. Ma olen kuulnud, et ussi whispererid peavad nagu keelega lakkuma ka. Oh my god! Mida Mis me võtame siit otsast, paneme sisse kohe või? Kuule, aga grillime. Mis sa arvad, kas Angerjale maitseb rohkem nagu toores uss või küpsetatud? Tõmba nüüd konksu, et ta tõmbab ise. Tõmba läbi sealt nüüd konks. Järjest panedki lapad niimoodi. Ma katan konksu otsa ära või ei kata? No praegu see uss peab kõik peale minema. Selles suhtes. Selles on ka asi. Siis ma surun ta edasi natuke. Ja, lükka üles poole teda natukene. Võtke nüüd rüüvi, poisikesed. Lähme edasi. Ma ütleks, et see on perfektne, poisid. Mis te arvate? See on natuke liiga palju, aga... Kui me nüüd ausalt ütleme, siis kommentaaris ütelge ausalt, ma sain paremini hakkama kui ise. Või Wildlife Estonia tähendab. Vabandust. Ei, see on okei. See tõmbas ust puhtaks nüüd, jah? Sa pane üks, ma panen teise. Sa näedki ühte lõiku ühest rajast. Ei, sa võid käia harjuta rada. Oi, Ruutboy. lind lendas ära. Tead palju ma viskasin raha ära praegu? Palju see maksis? Üks või? Üks maksis palju. Ma tulen, ostan ööusse ja sa viskad lihtsalt minema. Palju see maksis? 100 eurot, karp. Moneyballin. Miljonäride värk. Mingi treen. Kuule, siin küll 10 tussi polnud ju. Sa pead poes üle lugema. Ja see on mu spinning haugipüügiks. Ma panen nagu landi otsa ja ma natuke loobin pulli pärast seda lanti. Loomulikult ma ei tulnud siia kala püüdma, et ma niisama pulli pärast paar viset teha, et kui me juba siin oleme, vaata. Hea pikk vise. Kala kätte saamine on sama suur maagia, nagu ma ei tea, noh. Ma olen täiesti suvalises kohas, keset järve. Mul nagu lootust ei ole, aga kuna me juba oleme, et kuidas ma tulen Võrtsjärve äärde ja ei proovi siis lanti loopida. On siin muidu nagu mingi kohti, vaata, mis oleks nagu rohkem madalik või midagi ka või... Lõunavõrdsus on, seal on nagu vähe heinasem, et sealt laevad ja kõrvalt on päris hea tõmmata nagu, augi tuleb sealt hästi. Edasi on see Õhne jõe suue, seal on ka nagu okei. Meil on nüüd niuke asi, et püüdsime haugi vahepeal. Haugi me nüüd ei saanud landiga, aga nüüd oleme põhjaõngega proovinud püüda ja Rasmus võttis enda põhjaõnge välja ja konksud olid täiesti puhtaks lakutud. Mitte ühtegi ööussi alles enam ei olnud. Mina proovisin enda konksu ja mul oli sama situatsioon. Viskasime nüüd uuesti õnged sisse, panime uued ussid otsa. Midagi siin on, aga ma arvan, et siin on mingid väiksemad kalad, kellele need ussid nagu siis suhu ei mahu, et söövad väikselt sealt konksu otsast ära ja ongi kõik. Kõigil on väga meeldiv olla. Signe õgib. A few inches later. Mul läks meelest ära, et me läksime nüüd magama, et ma juba poole une pealt tegelikult võtsin kaamera kätte ja mõtlesin, et filmin ka korraks. Me jätsime õnged õue. Õnged on vees, hommikul ärkame üles tõmbame, iga konksu otsas on 2 angerjat ja hea tööd praegu igastahes ja kohtume hommikul. The next day. Tere hommikust. Kapten tuli just ja ütles, et tormiseks kisub
ja nüüd on aru saada ka, et tormiseks. Ja lubas ka, et mingi 8 paiku, mul on isegi 8 äratus, aga praegu on juba päris hea laine on peal. Teie võib-olla aru ei saa. Mina ärkasin minut tagasi praegu. Lähme vaatama õnged üle. Oota nüüd. Kinni või? Vaadake, mu magamiskohta. See oli suurt hea väike madrats, olen aus risk. Kõik on kinni või? Kõik on kinni, jah. Sellega on kassjokk, kalaga on... Ei ole hullu, ei ole vahet väga. Ma ei jõudnud seda filmi peale panna, aga meil oli vaja kiiresti õnged välja võtta, seepärast, et poolid hakkasid tühjenema. Ma tegin niimoodi pooli lahti natukene ja siis mõtlesin, et lasen lõdvaks. Öösel selle tormiga on meil parv teinud 180 kraadi vist. Et need alt omavahel kuidagi sõlmes parve all ja nii edasi. Mõtlesin, et päästame parve lahti, et liigume natukene, äkki saame midagi kätte, aga ei saanud. Ja miks ma nagu asi läks kiireks, ma ei tea. See pool oli nagu tamiili täispaksu. Ma avastasin, et väga väheks on seda tamiili jäänud, et tuleks ruttu läbi lõigata. Paneme õnged kokku ja vaikselt hakkame pakkima, hakkame kalda poole liikuma. Tere! Tõesti nii ilus. Ma tean, et ei usu mind, aga päike oli ka väljas korraks. Me nägime päikest ausalt. filmi, kurat. Jah. Tüüpi filmi. Ma tean, et Eestis päike ei paista, aga see juhtus. Väga meeldiv on siiamaani olnud. Isegi see tuul siin parve peal ei ole hull. Päris palju linde on, teie ei näe. Terve see kai on linde täis. Ma ostsin salatellat. Põhimõtteliselt salatella. Ensalada. Surimi con... jah, söö. Võta maitse. See on päris hea asi. Fatal mistake. Mul läks meelest ära, et ma ju tegelen fastinguga. Mina ei tohi süüa enne kella 12. Kell on 8 hommikul, nii et kõik teised õgivad. Põhimõtteliselt mu fasting on selline, et ma mõtlesin, Red Bull hommikuks. Ei, ma ei tohi Red Bulli juua. Ma ei tohi tarbida kaloreid enne 12. Põhimõtteliselt kõige suurem kalorikogus, mis ma võin tarbida praegu oli vist mingi 10 kalorit. On fastimise ajal, et see põleb korraga ära. 2 tiktakki. On jah, 2 tiktakki. Aga aitab küll tänaseks, ma arvan, meil oli väga lõbus selle parvsauna peal. Minge kindlasti vaadake parvsaun24.ee. Panen lingi alla kirjeldusse ka, et saate ka teie siia tulla, rentida endale parvsauna, Tondisaarel käia, angerjat püüda ja niisama chillida. Väga mõnus experience, väga tore oli. Aitäh teile, Parvsaun24 ja aitäh teile vaatamast, nagu tublid, näeme järgmine esmaspäev. Tšau!